Vaatleme mõnda näidet logaritme sisaldavate funktsioonide määramispiirkondade leidmise kohta. Olgu meil kõigepealt antud funktsioon y võrdub 10 logaritm x-ist. Määramispiirkonna moodustavad kõik need argumendi x väärtused, mille korral funktsiooni väärtust ehk y-it on võimalik arvutada. Antud juhul ainsaks piiravaks asjaoluks on see, et logaritmitav ei tohi olla negatiivne. Ehk määramispiirkonda saavad kuuluda kõik need x-i väärtused, mis on positiivsed. Seega selle lihtsa näite puhul saamegi funktsiooni määramispiirkonnaks lõpmatu vahemiku 0-st pluss lõpmatusse. Kui me uurime seda olukorda graafiliselt, siis joonise pealt on täpselt samamoodi näha, et tõepoolest, kui me piki x-telge liigume, siis x-telje negatiivses osas funktsiooni graafikut ei ole. Negatiivsete x-ide korral funktsiooni väärtusi leida ei saa, aga alates 0-st ja sealt edasi kuni pluss lõpmatusse, kui me piki x-telge liigume, on graafik kõikjal olemas, ehk funktsioon on määratud lõpmatus vahemikus 0-st pluss lõpmatusse. Vaatleme nüüd teist näidet. Olgu meil funktsioon y võrdub naturaallogaritm 2x miinus 4. Täpselt samamoodi piiravaks asjaoluks siin on logaritmitav. Me ei saa leida funktsiooni väärtusi siis, kui logaritmitavaks tuleb negatiivne arv. Antud juhul on küll logaritmitavas pikem avaldis, aga idee on täpselt sama. Kõik, mis on logaritmitavas, peab olema kindlasti positiivne. Siis me saame arvutada naturaallogaritmi ehk antud juhul siis funktsiooni väärtusi. Antud juhul meil tekkis lineaarvõrratus, lahendame selle väikse lineaarvõrratuse ära. Ja ongi meie määramispiirkond käes. X peab olema suurem 2 ehk määramispiirkonnaks saame lõpmatu vahemiku 2 pluss lõpmatus. Ja kui me ka seda olukorda graafiliselt uurime, siis on näha, et tõepoolest x-telge liikudes funktsiooni graafikut ei ole x-telje negatiivses osas, samuti ei ole 0-st 2. Aga alates 2 on funktsiooni graafik olemas, funktsioonil on väärtused, ehk siis funktsioon jällegi on määratud lõpmatusvahemikus 2 pluss lõpmatus. Ja vaatame viimaseks veel ka kolmandat näidet. Olgu meil antud funktsioon y võrdub 10 logaritm x ruut pluss 5x. Kasutame ka siin täpselt sama loogikat. Tegemist on jällegi liitfunktsiooniga. Logaritmitav peab olema positiivne, ehk me saame siit määramispiirkonna leidmiseks tingimuse, et x ruut pluss 5x peab olema suurem 0-st. Nüüd tekkis ruutvõrratus. Lahendame selle ruutvõrratuse ära ja ongi meie funktsiooni määramispiirkond käes. Ruutvõrratuse lahendamine algab vastava ruutvõrrandi lahendamisest. Tegemist on siis mittetäieliku ruutvõrrandiga. Meil on 2 lahendit, 0 ja -5. Seerime väikse abijoonise, kanname leitud nullkohad joonise peale. Ja skitseerime siis läbi põhimõttelise parabooli, mis antud juhul avaneb kindlasti üles, sest ruutliikme kordaja on positiivne. Ja jooniselt saame välja lugeda oma võrratuse lahendi hulga suurem 0-st on täidetud meil 2 osas antud juhul, ehk meie algse funktsiooni määramispiirkonnaks on selline piirkond miinus lõpmatusest -5
ja 0-st pluss lõpmatusse. Sisuliselt määramispiirkonda kuuluvad kõik x-i väärtused, välja arvatud need, mis kuuluvad lõiku -5-st 0-ni. Ja kui me ka seda olukorda graafiliselt uurime, siis on näha, et tõepoolest kuni -5-ni on funktsiooni graafik olemas x-telge liikudes. Seal on siis meie funktsioon määratud. Lõigus -5-st 0-ni on sisuliselt auk sees, graafikut ei ole, funktsioon seal määratud ei ole ja alates 0-st on graafik jälle olemas, funktsioon on määratud. Täpselt nagu meie arvutused ütlesid. Edasi siis arvutuslikult logaritmi sisaldavate funktsioonide määramispiirkondi leitakse.